tere tulemast kõigile täna siia meie teenistusele. Nii nagu tavaliselt siis selle lastelaagri kulminatsioon on meil siin üheskoos laupäeval, nii ka seekord. Ja enne kui me näeme, mis lapsed jälle õppinud on, ja lapsed õpivad väga kiiresti, nagu kõik teame, siis me saame siin ka üheskoos laulda. Meil on sellised laululehed, aga enne tahaksin rääkida seda, et hiljuti pidin laulma koos oma pojaga ühel esinemisel ja tema ütles mulle enne esinemist, et issi laula hästi kõvasti, et siis mul on palju kindlam laulda. Nii et mul teile kõigile vanematele ka, et laulame siis kõvasti, julgesti, et siis on lastel ka julgem laulda. Nii et laulame kõigepealt üheskoos siis esimese laulu Mu lipuks rõõm. Nii, kas meil on tore olnud? Olid toredad laagripäevad. Ja meie laagri teemaks oli kangelased. Mäletate esimesel päeval, mis looga laste jutuga me alustasin? Ja mis lugu oli? Ühes loomast oli. Koerast oli. Ja eile oli ka ühes loomast ja see oli kes? Hiirest. Ja. Aga täna ma räägin teile tuntud inimestest. Kaks asja, mis ma märkasin laagri jooksul, oli kaks väga lemmikut asja, mis teile väga meeldis. Üks oli, mis asi? Jäätis. Ja teine oli, mida ma märkasin, oli ka üks uus mäng, hundimäng, on ju, oli? Aga üks asi oli veel, mida ma märkasin, oli kaks sellist ümmargust asja, mida hästi palju kasutati. Ja need olid räävõrud ka, aga need olid sellised suuremad veerevad asju.
palli, need poisid said väravat teha ja jalgpalli mängida, oli nii. ja ma räägingi teile ühe loo ühest tuntud jalgpallurist, kes on omamoodi kangelane. Tõsta käsi, kes teab sellist inimest nagu Lionel Messi, kes teab, väga hästi teame, väga tuntud jalgpallur. ja teate, tema lugu oli selline, et kui ta oli väike poiss, siis tema kohe oli selline poiss, kes armastas jalgpalli. ja juba väikse poisina tema teadis, tema tahab saada jalgpalluriks. ja ta väga palju harjutas koduõuel ja ajas seda palli taga ja teadis, et ühel päeval temast saab jalgpallur. aga juhtus niimoodi, et kui ta oli 10-aastane, siis tema kasv jäi kinni ja arstid selgitasid välja, et tal oli selline omapärane haigus, et ei kasvanud, et tal ei olnud seda kehas seda ainet, mis inimese siis kasvama paneb. et tal oli selline kummaline haigus ja see oli väga kallis ravi ja tema vanemad olid vaesed ja ei saanud talle seda ravi ka lubada, aga ta oli väga andekas juba pisikesena, teda märgati ja nähti, et ta on selline hästi kiire, hästi terava mõistusega. ja siis juhtus niimoodi, et kui ta veel kasvas, suuremaks sai, siis ta Barcelona võttis ta enda juurde treenima ja nad maksid tema kõik sellise ravikulud kinni. ja täna on ta väga tuntud, muidugi vana mees juba, aga oma tippude tipp ja väga võimsaid väravaid teinud ja olnud väga tuntud. aga miks ta kangelane on? Sellepärast, et ta on pingutanud hoolimata sellest, et talle on öeldud, et see sinu haiguse tõttu pole see võimalik, siis ta pingutas ja teadis seda eesmärki, kuhu ta tahab jõuda. ja kõik see, mida ta saavutanud on, ei ole ta kahmanud endale seda rikkust ja uhkust, vaid ta on väga palju inimesi aidanud selle läbi ja toetanud. et võib öelda, et ta on omamoodi tänapäeva kangelane. olete nõus minuga? siis jäätise lugu. Tõsta nüüd käsi, kellele meeldib Ben & Jerry's jäätised. mõnusad küpsised, suured küpsised šokolaaditükid on seal. kas te seda lugu teate, kuidas Ben & Jerry's tekkis? ma räägin teile, oli 2 sõpra Ameerikas. ühe nimi oli Ben ja teise nimi oli Jerry loomulikult. ja Ben ja Jerry olid 2 head sõpra, aga Benil oli ka omapärane asi. nimelt mõlemad poisid armastasid hirmsasti jäätist süüa, aga Beni omapära oli see, et ta ei tundnud maitset. et siis, kui tema jäätist sõi või mingeid vürtsiseid maitseid, ta lihtsalt ei tundnud erinevaid maitseid. ja siis nad 2 sõpra mõtlesid välja, tegid samamoodi jäätiseid, nagu meie siin tegime Piimandusmuuseumis, mäletate. Nemad ka katsetasid erinevaid jäätisi, sest nad armastasid jäätist. ja katsetasid ja Jerry jõudis sellele järeldusele, et kuidas sõbrale kõige paremini head meelt teha, panna ühed mõnusad suured küpsisetükid, et siis Ben kindlasti tunneb seda maitset. mõnusad suured šokolaaditükid, ei ole mingid pisikesed hakitud, vaid suured ja võimsad. ja siis tuli välja, et külas hakkasid nad seda müüma laatadel ja tuli välja, et see on nii hea ja maitsev, et inimesed tahtsid ka sellist jäätist. ja nad, kui nad suuremaks said, olid nad hästi ettevõtlikud, nad rentisid ühe tankla ja hakkasid seal müüma jäätist nimega Ben & Jerry ja need suured tükid, kõik, mis nad erinevate maitsetega tegid, meeldisid tohutult inimestele ja siiamaani ostame neid jäätiseid. ja see lugu on samamoodi kangelaslik, et kui sul ka on mingisugune takistus elus või mingi omapära sinus, siis see ei saa olla takistus, vaid üks tõeline kangelane leiab alati lahendusi, kuidas edasi saada, kuidas siis saaks nii, et ikkagi saaks. et ka see on kangelaslugu omamoodi. ja täna olete teie kõige suuremad kangelased ja küll te saate oma kangelasauhinnad ka. ja mina arvan, et
võiksid täna võtta selles lasteloos kaasa selle, et nii nagu on Koljaki loos, ei pea olema tuntud inimene, ei pea olema suure nimega, aga ole sina ise ja ole lihtsalt hea inimene ja tunne südames ära see hea tegu ja see ongi juba kangelastegu. nii et tee täna juba praegu endale hästi pikk pai. julgelt tee, et sa oled siin mõnus tubli kangelane. nüüd tõuse püsti ja laulame siis ühe laulu. Nii, kas ma pean ka mikrofoni võtma, jah? Tere lapsed! Minu nimi on Taavet ja ma pärast saame tuttavaks teiega. Tere vanemad! Tere koguduse liikmed! Ma võtsin siia selle koti. Ma panen sulle selle koti. Umbes 50 aastat tagasi või rohkem me elasime Viljandis ja ma läksin kooli. Ja siis kodus lähen välja, jõuan Ristnikuni. Üks tee viib kooli ja sealt tulevad laste kodust poisid ja tüdrukud. Kas sa tead, kes elavad laste kodus? Umbes. Jah. Aga jah. Nii me siis koos läheme kooli. Ja siis üks laste kodu laps otsustab, et temal on igav. Võtab kivi ja lihtsalt virutab akna sisse. Ja aken on katki ja loomulikult tema näeb ja paneb jooksu. Mis ta arvad, mis mina tegin? Võtsid kinni. Ei, ma panin ka jooksu. Koos temaga. Panin jooksu. Noh, oleme koolis. Istume. Õpetaja räägib oma juttu ja siis ma mäletan millal, kas teisel tunnil või kolmandal tunnil koputakse ukse peale ja tuleb miilits sisse. Tol ajal oli miilits. Täna on politsei. Tuleb miilits sisse ja vaatab siis klassi. Räägib juttu, vaat selline lugu juhtus. Kas te teate midagi sellest, et keegi on teinud sellist pahandust lõpusakna? Mina istun, mina olen ju tunnistaja. Mina nägin seda. Ja kui te nägite, sa ei saa varjata seda. Sinu kehakeeles on seda nagu näha. Ja arvake ära, mis minuga juhtus, et miilits vaatas ja siis ütles, et poiss, jah, seal, mis su nime on? Taavet, nõmmik. Lähme. Viis mind välja koridori
ja me rääkisime juttu. aga ma küsin, mille järgi ta arvas, et ma olin seal kaaslane, võib-olla isegi nii-öelda kurjategija. on teil ainu? ai, ma kuulsin midagi sealt. mis sa ütlesid? nägu läks punaseks. täpselt. on tuttav lugu. ja minul ongi niimoodi, et nägu läks punaseks. sellepärast, et ma olin tunnistaja. ma nägin, mis juhtus. ja niisiis loomulikult ma pidin ära rääkima, mis tegelikult juhtus. ja pärast see poiss sai karistada. miks ma seda lugu räägin teile ja ka täiskasvanutele? kas te olete teadlikud, et selleks, et kommunikeerida oma sõnumit või suhelda teiste inimestega või teie suhtlete ka omavahel, siis teie kehakeel tegelikult mõjub teistele inimestele või avaldab mõju umbes 55%. mõelge vaid. siis järgneb hääletoon, kuidas te räägite, umbes 38%, uuringud on erinevad. ja sõnad, mida ma räägin, on ainult 7%. nüüd olge hea, liituge 38% pluss 55, kui palju siis tuleb? 93, jah? ma õige. 93% meie hääletoon, meie kehakeel tegelikult räägib väga palju ja me võime olla väga kiiresti selle mõju all. kas me kuulame väga tähelepanelikult, vau, vägev, või me jälgime, kuidas keegi teine teeb. nüüd nädala jooksul, mis nüüd möödunud nädalal on olnud, kõik minu lapsed ja lapsed tulid koju maale. ja meil oli päris vahva ja siin on mõni isegi on käinud seal maal, jah. ja teate, mul on 2-aastane poiss, ma ei tea, kui vana ta, kui pikk ta on, umbes niimoodi, 2-aastane poiss. ja siis tema õde on 10-aastane, küllaltki pikk. kes on teist 10-aastane? no nii, no näete. ja siis, mida ma avastasin? jällegi täpselt see, mis tegelikult need uuringud on näidanud. ma kohe, nädal aega jälgisin, me näeme oma lapselapsi niimoodi, kord või 2 või 3 aastas. sest nad elavad mujal maailmas. ja siis ma jälgisin, mida ta teeb. ta vaatab, mida õde teeb. ta vaatab, mida teised vanemad lapsed teevad. ja siis täpselt kopeerib, mida nad teevad. mängivad palli, siis tema võtab palli, mängib palli. kui nad toksivad palli nagu korvpalliga, siis tema 2-aastane poiss, kas on keegi siin 2-aastane? on jah, umbes selline poiss. ja siis tema ka proovib ja ta õnnestub ka paar korda vähemalt palli ringi. ja siis see oli üleeile neljapäeval, ilus ilm, kuiv ilm, päike paistis. ma mõtlesin, et on nüüd aeg, vanemad teavad seda, kellel on põllud, et on nüüd aeg, et minna põllule ja natukene kartulit rohida, umbroos. võtan kõplad ja lähen siis sinna põllu peale. poiss näeb, et minu käes on kõplad, tuleb minu järgi, kõnnib juba päris kiiresti, leiab mingi sellise puuliistu ja mõtleb, et see on ka temal kõpla ja läheb koos minuga põllule. mina siis hakkan, teate, kuidas see käib, jah? on tuttav teile. ja tema ka siis selle pulgaga seal midagi proovib teha ja kõik see aeg, kui ma olin seal põllu peal, tema oli ka seal. ja siis ma mõtlesin, vau, kuidas väike laps, 2-aastane, jälgib oma vanemat õde või venda ja ahvib teda või kopeerib teda väga osavalt. vanemad, kas te teadsite seda? on ju? see toimib ja töötab nii hästi. nüüd ma räägin teile, enne kui ma jõuan, ma sain aru, et te olete teadlikud seda lugu Taavet ja Koljet. on tuttav. ja sellepärast ma räägin teile väga tuttavat lugu, nii et pange tähele. ja ma usun, et vanemad ka õpivad midagi. nii et armsad vanemad,
ma teile ütlen ka, ma olen ise vanaisa nüüd 5-kordne. Et teie hääletoon, teie kehakeel ütleb teie lastele ja lastelastele väga palju. Nii et tegelikult tihti öeldakse niimoodi, noh, täpselt issi moodi, on ju, täpselt emme moodi, isegi hääletoon või käitumine. Ja nüüd hiljuti juba aastaid tagasi ma õppisin juhtimist. Ja juhtimises meile anti väga palju erinevaid materjale, mida me pidime läbi töötama. Ja ma mäletan, et üks väga huvitav skeem, mis pani mind mõtlema ja kui ma loen näiteks piiblit või ma loen mingit raamatuid, siis ma püüan aru saada, ahaa, see toimib väga hästi, väga lihtne lugu. Inglise keeles see kõlab niimoodi. The Betari box model. On aru saanud. Betari oli üks inimene, kes samuti jälgis inimesi, võib-olla lapsi, võib-olla täiskasvanuid. Ja siis box on nagu kast, on ju, box. Ja model on skeem või mudel. Ja siis seal on selline ring. Ja kuulage nüüd tähelepanu, kes on teist inglise keelt on õppinud? Võib. Praktiliselt kõik. Ja kui ma ütlen selle inglise keeles, te oskate mulle ära tõlkida, mida tähendab attitude. Keeruline. See on hoiak teie suhtumine. Ja nüüd see mudel, ja ma ütlen ka täiskasvanudele, see toimib, vaadake oma elu, vaadake ükskõik missuguse oma naabri, see toimib väga hästi. Mida see mees nimega Betari ütles? Minu suhtumine või hoiak. Ma võin ärgata hommikul tulebki väsinud. Võib-olla öösel ma ei saanud magada. Ma olen südla. Tuleb hommikul. Ma tahan süüa. Või ma ei taha midagi teha. Ja siis minu suhtumine, minu hoiak mõjutab minu käitumist. Saad aru, jah? See on see ring. Minu hoiak, suhtumine mõjutab minu käitumist. Ja nii nagu mina olin tunnistaja ja miilits kohe märkas ära, minu nagu muutus punaseks ja kutsus mind sinna koridori rääkima. Täpselt samamoodi ka teiega võib juhtuda. Kui teil on halb tuju, kui teil on sisemine tunne on selline halb, see avaldab mõju teie käitumisele, kuidas te käitute. Nüüd kuulake edasi. Teie käitumine minu käitumine võib mõjutada sinu suhtumist ja hoiakut. Panin tähele. Ja siis sinu või teie suhtumine või hoiak. Jälle ringiga läheb käitumise peale. Ja see võib väga ebameeldiv ring olla, kui see on negatiivne. Ma ei tea, kas teil on kunagi olnud sellised juhtumid kodus või vanemad võib-olla teavad, et muudkui selles negatiivses ringis te keerlete ja turtsute ja paha selline tuju teil on, te käitute ebameeldivalt ja võite isegi rusikaga jällegi virutada ja nii edasi, nii edasi. Ja mõelge vaid, kui keegi jälgib teid, nii nagu minu kaaslane paar. Ja ta vaatab, mida siis vanemad lapsed teevad ja kopieerib neid. Ja öelge mulle, mida teha, kui sellest nõieringist välja tuleb? Pakkuge mulle variant. Mida teha sellest nõieringist tuleb? No kaua te elate sellises ebameeldivas nagu õhkkonnas, et teie hoiak on negatiivne, teie käitumine on negatiivne, see mõjutab sinu õde või venda, aga pole ka vanemaid, kes seda teab. Mida teha? Vanemad, aidake palun. Mida teie teeksite? Tuleb muutuda. Nõiaringis. Tuleb muutuda. Kuidas muutuda? Sa pead teadvustama endale, kuule. Kuidagi, ma olen natukene imelik. Kui ma niimoodi jätkan, on nagu pea nagu sassis. Sa pead endale ütlema, stop. Nagu minu keegi vastas ütleb, et stop doing this.
lõpeta tegemast seda. no ma ei tea, kas see aitab või mitte, ma ei tea, aga mõnikord aitab. sa pead muutma oma võib-olla mõttemaailma, võib-olla oma arusaamist. ja nüüd ma lähen viimaks selle Taaveti ja Kolleti lugu juurde. sobib? ja sellega lõpetame. jätke meelde seda Petari box modelit. see toimib väga hästi igal pool. ka selles loos, mida me, nii kuhu ma saaksin panna seda? niimoodi või ma annan sulle mikrofoni. et see lugu on niivõrd huvitav, et ma lihtsalt endale märkisin ära. Taavet. oli ta ilus poiss? mis te arvate? ei tea. ta oli väga ilus poiss. ja ma loen teile siin lugu sellena, et siin ajalooline raamat minu käes. ja kui me räägime Taavetist ja siis Kolletist, Taaveti kohta on öeldud, ta oli punapalgeline. kes meil on punapalgeline? ma ei tea, mis punapalgeline, juuksed punased või mis temal oli või nägu oli punane, ma ei tea. päikest saanud õue. võib-olla päikest, jah, võib-olla tõesti. ja tema kohta on veel öeldud, et ilusate silmadega. sinul on ilusad silmad. tõesti suured silmad, ilusad silmad ja sinul on väga ilusad silmad. ja näete, see on meie kehakeel, kuidas me vaatame, kas me vaatame enda poole või vaatame minu poole. ja ma näen, et tal on väga ilusad silmad. ja Taavetil olid väga ilusad silmad. ja siin edasi on öeldud ja kauni välimusega. ja ma näen, kõik tüdrukud on väga kaunid. ja poisid on kangelased. ja nüüd see poiss, mis ta arvab, kui vana ta oli, kui ta kohtus Kolletiga. Te olete nooremad, ma leidsin, et ta oli umbes 15-17 aastat vana. 15-17, umbes, et me ei tea täpselt seda. see on umbes, kes meist on 15-17 aastat vana? on sellised? ära näita. jaa. kas te olete teadlikud, kui suur oli Kollet? 3 meetrit pikk, ma ei tea, kui palju siit on. täpselt lagi, ongi nii. Vau. ja Taavet, ilus nägus poiss ja Kollet. 3-meetrine. ja nüüd tuletage meelde, suhtumine, käitumine ja see ring jälle, suhtumine ja käitumine. ja nüüd nad kohtuvad. lõppude lõpuks te teate seda lugu, võib-olla vanemad saavad lugeda. nii et siis Taavet saab teada, mis toimub. ja ta otsustab ka siis, kuningas Saul elas seal ja tegutses. ja Saul ka pani tähele, et Taavetil on nagu eriline hoiak, eriline suhtumine. ja isegi on öeldud, et ta armastas Taavetit. ja siin on öeldud, Saul armastas teda väga ja Taavet sai tema sõjariistade kandjaks. nii et mõelge, kuidas Taaveti suhtumine ja tema käitumine avaldas mõju isegi kuningale Saulile. ja nüüd nad kohtuvad. sest te teate seda lugu. mis seal juhtus? 3-meetrine mees, tugev. hääletoon oli nii võimas, et kõik kartsid teda ja terve välimus. ja siin on öeldud niimoodi, et lihtsalt toon teile ühe mõtte siin välja. on öeldud nii, kus ma siin panin endale kirja. ahah, märkisin ära. Saul ja kogu Iisrael, kui nad kuulsid, kuidas see filistlane rääkis ja millist sõnut ta väljendas, nad kohkusid ning kartsid väga. Nende hoiak ja suhtumine oli, vau, see mees on nii suur ja kui ta midagi ütleb, kartus on ja nad põgenesid. aga Taavet ei põgenenud. tema suhtumine ja hoiak oli hoopis teine.
oli ta tugev? ma olen nõus. sest ta ei kartnud. sest ta ei kartnud, aga miks ta ei kartnud? sest talle ei meeldinud, et koljad kõiki vihastavad, et keegi ei julge. väga õige mõte. aga sul peab olema mingi alus, et sa ei karda. usku Jumalasse. See oli hea point. Temal oli keegi eeskujuks, mis andis temale sellise hoiaku ja suhtumise, et ta ei kartnud. Ja tõesti väga hästi sa ütlesid. Ta uskus Jumalasse ja ta on väga palju kirjutanud oma kogemusi ja psalme sellest, mida Jumal on temale teinud ja kuidas ta sai sellist rahu ja rõõmsast elu. Temal ei olnud kerge. Temal oli ka raske elu. Niisiis, lapsed, kui teie suhtumine ja hoiak on õige, kui teil on eeskuju, olgu see ema, isa või keegi teine positiivne, hea, siis teie käitumine muutub ka heaks, positiivseks. Ja seda ma soovingi teile, mis su nimi oli? Isabel. Isabel ütles väga hästi. Et ma loeksin teile, muidu ma pole lugenud teile, ikka lugesin piiblit, aga ma loeksin teile ainult ühe salmi ja sellega me lõpetame. Jätke seda meelde. See on üks väike prohvet. Tema nimi oli Miika. Ja tema siis, kui ma leian sellist väikest prohvite raamatut siin, siis on väga hea. Aga ma ikka leian millalgi. Vaat leidsin. Nii, Miika, 6. peatükk ja siin salm on selline. Tema ehk Jumal on andnud sulle, minule ja sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab issand sinult muud kui, ja nüüd pange tähele need 3 asja. Et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga. Jääb meelde. Et te teeksite mida? Õigust. Et te armastaksite mida? Headust ja käiksite kuidas? Alandlikult koos Jumalaga. Ja teie suhtumine, teie hoiak, teie käitumine muutub ja te olete super hea eeskujuks oma õdetele, vendadele ja miks mitte ka täiskasvanutele. Nii et aitäh teile tähelepanu eest ja unistusi teile. Meie ette astub Taavet. Tema on 8 vennast kõige noorem. Tema ülesandeks on olla karjane, mis tähendab, et suure osa oma päevast veedata karjamaal, valvates oma isa lambaid. Parasjagu vaatabki ta, et ega ühtegi hunti ei ole tema lambaid kilgutamas. Lammaste valvamise kõrvalt leiab ta aega ka muusikaga tegelemiseks. Nimelt tal on oma lüüre, millega ta laulab ja mõtleb ka ise uusi laule välja.
ja mõnikord tema laulud ei jää mitte ainult tema enda teada, vaid need hakkavad levima ka ja hakkavad ka teised inimesed neid laulma. Ja nüüd me kuuleme laulu See on see päev. Mõni aeg tagasi läksid Taaveti 3 vanemat venda armeesse, Iisraeli armeesse ja nende armee valmistus sõjaks vilistide vastu. Paraku aga vilistidel oli üks kõige tugevamaid armeesid ja see oli päris hirmutav nii vendade kui ka kõikide teiste sõdurite jaoks. Aga Taavet, tema oli kodus. Tema ei olnud seda sõjaväge näinudki. Ja tema isa Iisai tundis huvi, et kuidas tema poegadel läheb seal sõjaväes. Ja ta kutsus oma poja enda juurde. Taavet tuli siia vasu abi. Ja Taavet läkski sõnakuulelikult oma isa juurde. Isal oli kaasas korv, ta andis selle korvi Taavetile ja sellele Taaveti korvi sees, mis tal käes oli, seal oli pandud toit. See toit, mis seal sees oli? Vendadele oli pool vakka kõrvetatud teri ehk röstitud viljateri. Ja lisaks oli seal ka 10 leiba. Samuti ei unustanud isa väepealikku, kellele ta saadab lausa 10 piimajuustu. Taaveti ülesandeks on siis ühtlasi uurida, et kuidas tema vendadel läheb. Nüüd kõlab instrumentaalpala, kus meil kõlavad ksülofon, kellamäng, rütmimunad, kuiro ja veel ühed põnevad luged. Võtame pilt.
jätab lambad teiste hooleks, võtab toidukorvi ja asub teele. Ta läheb tõtates kiiresti. Kui ta lõpuks kohale jõuab, kuulab ta suurt sõjakisa. Ja ta näeb, kuidas Iisraeli sõjavägi liigub sõjarindele. Rivistuvad vilistid ja iisraellased. Üks ühe mälaksus, teine teise mälaksus. Kui Taavet oma vendi kohtab, siis Taavetil on anda neile üle toidukorv, mille üle vennad on väga õnnelikud ja tänulikud. Aga nüüd nad arvavad, et nende väike vend peaks koju tagasi minema. Mis väiksed lapsed ikka teevad sõjarindel. Aga Taavet on kohkunud, et ma tulin teile tooma toitu, isa palus. Ja siis Taavet hakkab küsima, mis siin toimub, et kuidas teil läheb, nii nagu isa oli palunud. Ja siis, kui Taavet Iisraeli sõjaväe juures viibib, järsku, keda ta näeb vilistide keskelt ilmuvat. Sealt tuleb üks suur hiiglaslik vilistimees, 3 meetrit kõrge, oluliselt pikem kui kõik teised mehed. Ta astub sammud lähemale Iisraelile. Vaadake tema sõjavarustust. Tal on kiiver, tal on raudrüü, tal on tohutu suured relvad. Tal on aga abiline. Temal on relvakandja, sest kõiki asju ta ei jaksa lihtsalt korraga kanda, eriti kui sõjaks läheb. Ja teate, Koljat, tema on harjunud kõik sõjad võitma. Tema on võitja tüüp. Ja nüüd Taavet saab teada, et see sama Koljat on juba viimased 40 päeva igal hommikul ja igal õhtul tulnud lagendikule ja hüüdnud. Andke mulle üks sõdur. Andke mulle üks sõdur. Ja mida see Koljat tahab teha selle sõduriga? Ma tahaks sinuga võidelda. Aga kas on mõnda vaprat meest, kes julgeb sõdida? Seda näeme kohe. Nüüd võtame kõlapulgad ja teeme nad võitlustööd.
Iisraeli sõjaväel on üks probleem. Nimelt, nende seas ei ole nii vaprat meest, kes oleks nõus ja minema Goljatiga võitlema. Isegi mitte kuningas. Aga Taavet, tema vaatab ja mõtleb. Talle ei meeldi, et see hiiglane hirmutab iisraellasi. Taavet, kes pole isegi piisavalt vana, et ta saaks üldse sõdur olla, läheb nüüd kuninga jutule. Mina lähen ja võitlen Goljatiga. Kuningas arvab, et Taavet on liiga väike. Aga samas ta tahab, et keegi ikkagi läheks ja vähemalt proovikski Goljatiga võidelda. Ja nii ta siis lõpuks on nõus, et hea küll, mine kohe võitlusele Goljatiga, aga ma annan sulle oma sõjarüügaasa. Proovi, kas see läheb sulle. Ja nii Taavet proovib, et kas kuninga raudrüü läheb talle üldse selga ja kuidas ta tunneb. Nagu me teame, siis igasuguseid kaitsmeid on vaja, sellepärast piigid võivad olla teravad ja igasugused nuiad, mis olid Goljatil kaasas, need on päris ohtlikud ja nii tuleb end kaitsta. Ja nüüd, kui Taavet proovib astuda ühele ja teisele poole, oi, see hõõrub, see on liiga raske, pole harjunud sellega. Ja Taavet arvab, et ei, nendega ma küll ei lähe sõdima ja annab kõik tänulikud kuningale tagasi ja ütleb, et tead, palju parem on, kui ma lähen nende tavaliste riietega. Nii on palju mugavam. Ja seda kõike nähes kuningas ütleb, et ma soovin sulle edu. Ma loodan, et Jumal tõepoolest on sinuga. Aga Taavetil on ikkagi midagi abiks vaja. Ja nii ta näeb, et oi, seal on ojake. Ja ta läheb oja äärde ja korjab sealt 5 siledat kivi. Need on tema ainsad sõjariistad, mida ta kaasa võtab. Tal on ka kaasas ling ja just linguga heitmiseks ta need igaks juhuks kaasa võtab. Ja nüüd ta kõnnib lahinguvälja suunas, et kohtuda hiiglasliku Goljatiga. Ja ühel hetkel siis Goljat märkab poisikest ja astub ka siis mõne sammu lähemale. Kui nüüd Goljat märkab, et see on üks pisike poisike, kuulge, siis ta vihastub päriselt. Kas ma olen mingi koer, et sa tuled mu juurde kepiga? Taavet võib küll väike olla, aga ta on tõeliselt vapper. Näiteks, kui ta hoolitses isa lammaste eest, võitles ta karude ja lõvidega. Kuna Jumal aitas tal kaitsta lambaid, siis teab Taavet, et Jumal aitab tal kaitsta ka oma rahvast. Ja Taavet ütleb, Sina oled tulnud minu juurde mõõgaga, aga mina olen tulnud kõik väelise issanda nimel. Ja nüüd selgitab ta Goljatile, et Jumal on võimsam kui keegi teine. Taavet seletab, Goljat kuulab, mõtleb, täna siit küll vist mingit lahingut ei tule ja päike paistab, valav on, mis teist sõjariistadest ikka enam kasutada ja võtab endalt ka kõik näo eest kaitsmed ära. Nüüd Taavet kasutab võimalust. Ta haarab kivi, ta paneb selle lingu sisse, heidab otse Goljati suunas ja Goljat! Ta ei jõua isegi mõõka haarata, näete, mis juhtus. Kivi tabas tema otsesist, ta vajus näoni maha, keegi ei suuda uskuda. Sõdur ja kohkunud ahhetavad, mida see tähendab? Ja ühel hetkel ta minister ei aru, et ta on surnud. Nad hirmud jooksevad ära, sellepärast, et Goljat oli lubanud, need, kes kaotavad, need saavad teiste sulastamised korjadeks ja keegi ei taha seda. Iisraellased ajavad tagasi, minge oma kodumaale tagasi. Keda me näeme? Alles on Taavet, kes on õnnelik. Ta on tänulik Jumalale, et aitäh, plaan läks korda. Meie Iisraeli rahvas on päästetud. Tema, kes oli üks tavaline poiss, tema suutis Jumala abiga päästa oma rahva. Ja nüüd me kuuleme laulu Vapper poisike.
nüüd istuge maha, vaatame laagrist pilti, istuge sinna, siis näete siia. nii, võite veel siia tahapoole tulla, natukene siis näete ekraani paremini, võite siia maha istuda, kus mina olen. nii, nüüd vaatame ja tuletame meelde kõiki neid rõõmsaid hetki, mis need laagripäevad meid saatnud on. Laagri teema oli siis meie kangelased. Ja siin on sisuliselt siis kõik kangelased, kes siin laagri jooksul on kohal olnud näha, et lapsi oli siin 20 ringis ja juhendajad siin 7 tavaliselt oli kohal, aga abistajate ring oli kordades suurem, kes kaasa aitasid. Ja siin me siis oleme põllumajandusdirektori vastuvõtul kõik. Põllumajandusdirektor on siin ees keskel istub oma laua taga. Aga mida me siis laagri jooksul tegime? Üldjuhul hommikud alustasime mõtisklusega. Helena rääkis meile mingisuguse loo. Saime vaikselt ennast üles ajada. Ja kes oli üles saanud, siis kas tegime hommikuvõimlemist või siis ka tegime mänge, millest on pärast pilte. Siis meil oli iga päev ka natuke meisterdamist. Siin igaüks sai endale sobiva maski luua, millist ta tahab. Samuti saime kivide peale joonistamist teha, nii et pärast, kui te ka aeda lähete, saate oma vanematele rääkida. Eesmärk oli mingisugune lugu nendest kividest välja mõelda, et kui kellelgi mingi lugu meeles on, et siis need kivid on seal kõik ilusti reas olemas. Ja kes tahab, võtke need siis ka täna kindlasti koju kaasa. Et saate need koju kaasa võtta, kindlasti vanematele meeldib kivid kodus kapi peal. Ja siis oli meil, õppisime Taaveti ja Koljati lugu. Esimene päev natukene vaatasime ka lühikese video selle kohta. Ja ülejäänud oli see kõige põnevam aeg, ehk siis proovid, mida me tegime iga päev tunde ja tunde. Eile samamoodi, ma ei teagi, 3-4 tundi lõpuks. Et kõik asjad kokku mängida, et ilusti välja tuleks. Ja lapsed olid see aasta eriti tublid, nii et teeme suure aplausi lastele. Kõigil oli väga-väga palju küsivust see aasta, et selle üle on hea meel, aga siin ongi siis erinevates koosseisudes tükeldasime need vahepeal gruppidesse, et kergem oleks hallata. Nii, siin on juba täna hommikune proov, veel viimased sõnad loetakse peale. Ja siis hommikuti oli meil ka erinevaid tegevusi, kus lapsed said joosta. Esimesel päeval õppisime nimesid. Alati läks keegi telgi taha peitus, kes kõik pidid ära arvama, kes nüüd kadunud on. Ja igasuguseid muid tegevusi siin aias sai igaüks teha, mis vähegi pähe tuli. Eelmine aasta oli suur hitt puuotsa ronimine, siis see aasta oli puid oli vähem, siis oli ainult mõni vahepeal kadunud puuotsa. Eelmine aasta oli enamus pidevalt puuotsas. Aga seekord oli asendati see täiskasvanute piinamisega, et see sobis lastele väga ja kui tagasisidet küsisime, mis teile meeldis, siis alati oli see, et sai kellelegi suurele selga istuda. Et loodust ühte kohta ei salli selles osas, kuskile ronida meeldis lastel ikka.
siis oli ka väike tuba, mis ka eelmine aasta väga lastele meeldis, kuhu ka tundideks, kui nii palju üldse vaba aega ei võis ära kaduda. Et ka mulle tehti käepeal ja täna hommikul tuldi kontrollima, kas mul on ikka käepeal, öeldi, et ei tohi ära võtta. Nii et selles osas kõikidele juhendajatele peaaegu vist tüdrukud tegid ja iseendale tehti siin ka, nii et käepeal ei mahtunud ära vahepeal. Ja öeldi, et sellepärast tasub järgmine aasta ka tagasi tulla. Nii, ja siis sööki oli ka ohtralt, eriti oli eile sellega natuke lappes. Et hommikut alustasime pannkoogi ja jäätisega. Ja me tuleme veel jäätist juurde tagasi. Toidujärjekorras siin pildi peal. Ja muidugi põhihitt oli jäätis. Lapsed, kas teile meeldis jäätist süüa? Nii et see iga päev tundub, et on traditsiooniks muutumas ja veel üks põhjus, miks tagasi tulla siis. Ja kui meil ühest korrast või siis reedel eile 2 korrast vähe on, et siis me läksime veel ka piimandusmuuseumisse jäätist sööma. Ja iga kord oli lastel selline nägu. Päev otsa käidi minu juures, mida jäätist saab, täpselt sellise näoga. Nii, aga siin me läksimegi nüüd piimandusmuuseumisse, kus me siis vaatasime, kus siis see jäätis tuleb, mis me iga päev sööme. Et kuulasime natuke ajaloo kohta, saime muuseumiga tutvuda ja samuti saime siis ise minna jäätist valmistama, et nägime kõik nagu kondiitrid ja tehasetöölised välja meie reisil. Ja lapsed, kas te mäletate, mis oli see, mis me nüüd kallasime kõigepealt sinna? Vahukoor oli. Mis me tegime vahukoorega? Mis me vahukoorega tegime? Kas lihtsalt seisis seal? Kloppisite? Kas teile meeldis kloppimine? Selle käis päris kaua aega. Ja siis lõpuks kallasime erinevaid maitseid sinna sisse, kondentspiima või millegi muu näol. Ja panime need siis topsidesse. Ja need topsid läksid siis järgmisele grupile, kes tuleb järgmine päev. Ja meie saime siis eelmise päeva tehtud jäätised endale. Need olid väga rammusad muidugi võrreldes tavalise poejäätisega. Mina sõin 2 jäätist kellelegi üle, siis mul oli õhtul või 10 oli paha olla, süda väikis. Need lapsed ka enamus lapsi poole vähemalt ei suutnud lõpuni süüa, et see oli ikkagi päris rammus jäätis. Aga siin me vaatasime, kuidas siis vanasti Meieri töötas, kui elektrit üldse veel ei olnud, et oli siis aurukatel. Ja siin samas all on näha ka siis see ülekanne, kus siis aur sellest torust tuleb siit katlast välja, siit torust ja siis see ülekanne siis vedas ringi umbes 10 erinevat seadelist. Ja siin siis sai ka lehma lüpsta. Kes seda varem teinud ei ole, ma arvan, et võib-olla teist ei olnud keegi seda varem teinud. Ja saime siis ka brigadeeri töötoas käia ja vaadata. Ja see oli ka safe, mida siiamaani pole keegi lahti teinud, sest 3-7 üks oli kadunud. Nii, ja siin saime siis jäätised kätte. Ja õhtu lõpetasime. Tavaliselt istusime ringis, rääkisime, ütlesime midagi ilusat üksteisele, mõtlesime päeva üle. Ja siin on siis kõik lapsed näha, kes siis parasjagu jäätist söövad. Nii, aga siin on ka mõni pilt juba tänasest otse-eetrisse. Et siin täna hommikul alustasime lava peal istumisega. Laulsime. Ütleme ka tõsise näoga, aga sõda ongi kole ja hirmus asi. Laulajal on muidugi rõõmsamad näod peas. Laste juttu kuulasime. Kõnet kuulasime Taaveti käest.
tema kiviga ei visanud kedagi. siin on, ta oli meil teraapiakana oli, ükskõik kellel kurb meel oli, siis tuli kana välja võtta ja kana siin lehvitab teile kõigile. Tänab teid ilusa laagri eest ja loodame, et kohtume siis järgmine aasta jälle. Aitäh teile! nii, ja nagu me ütlesime siis päeva alguses, et teie olete selle päeva kõige tublimad kangelased, siis kangelastele antakse ka jäätist. Seda me vaatame, kas me jäätist täna jagame, aga Vallo ja Kalle tulevad siia appi ja iga... Mul on siin nimekiri ees ja ma annan selles järjekorras, mis siin on, te saate tunnistuse ja Kallel on veel midagi käes. Kas te näete, mis Kalle käes on? Jaa. Kui tavaliselt keegi on kangelane ja midagi eriti uhket saavutab, siis ta saab medali. Nii et kutsume lapsed ette, tulete, saate kätt suruda brigadil ja siis meie kõik teised saame plaksutama tänava osalemise eest. Nii, ja esimesena tuleb meie ette Anneli. Järgmisena Kätili. Ja nüüd Harald. Andero. Nii, kas Selgo on täna siin? Ei ole. Nii, siis saab pärast kulleriga. Harri Saamuel. Paul Johannes. Adele. Hanna-Mia. Henrik. Nii, Enrico, kes teema oma vastu võtab? Saab ise midagi ka. Andra. Steinar. Artur. Raigo. Martin. Uldar. Perili. Hanna. Armin. Isabel. Ja Mirte. Need lapsed rivistuge siia niimoodi, et kõik oleks näha. Tulge ettepool olla ka keegi siis, kes tahab, saab pilti lastest teha, kes siin laagris on mütanud. Nii, kas kõik näevad? Harald, Armin, te näete just, jah? Nii, Enrico, sind ei ole näha üldse.
vabandust. nii, ja nüüd naeratage siis hammastega, jah? naeratus. ja nüüd ütlen 1, 2, 3 ja sina ütled, mina olen kangelane. 1, 2, 3. Mina olen kangelane. Super. nii, aga seiske praegu siin, hoidke neid käes, me saame veel kõik koos ju laulu laulda, aga enne on üks asi veel. siin saalis istub ka täna 2 kangelast ja nad tähistavad lähipäevil oma kuldpulma. nii et 50 aastat koos, see on tõeline kangelastegu ja selle eest tahame ka kuldmedali anda. Kalle läheb, viib need kohale kohe ja nendeks on praegune nüüd üht, aga Juss ja Mare Maure. Mare on kuskil kadunud, aga kui me ta pärast üles leiame, siis saame kõik talle ka õnne soovida ja. Aitäh. nii, aga nüüd laulame koos meie laululeht teeb ka veel laulu Siin on mu väikene süda. lugesin hiljuti ühest perest, kus kasvab kokku 21 last. ja kui ma siin jagati neid diplomeid ja medaleid, siis ma lugesin ka lapsed üles, palju on. Loeti kokku 22 last, kohal oli 20, 2 oli puudu. Nii et mis te lapsed arvaksite, kui te kõik oleks nagu ühe pere lapsed, saaksid iga päev siin niimoodi möllata ja mängida? Oleks äge või? Ei oleks. Okei, aga mina arvan küll, et oleks päris äge ja tegelikult mina ei kujutanud ette, et kuidas on võimalik nagu, et ühes peres on 21 last, aga ma siin laagri ajal vaatasin, kuidas siin vanemad lapsed hoolitsesid noorte eest ja üksteisega saadi väga sõbralikult läbi, siis on võimalik küll hakkama saada ka 21 lapsega. Aga ma saan aru, et seal on omad probleemid ka, jah, muidugi kui neid lapsi ikka palju on, nii et nüüd me saame nüüd mõnda aega võib-olla puhata sellest suurest seltskonnast, aga kindlasti ootame teid kõiki tagasi järgmine aasta ja meil siin selles infolehel on ka mõned sündmused, mis on lähiajal tulemas, nii et kui leiate siit midagi põnevat, millest tahate osaleda, siis olete kindlasti oodatud. Nii et aga suur aitäh teile kõigile lapsed, sest tõesti see oli väga ägedad päevad. Mulle tundus, et teile meeldisid need
aga ühed suured kangelased on kindlasti ka need, kes siin nende lastega igapäevaselt tegelesid, sest 22 last, see nõuab ikka väga suurt pingutust ja tähelepanu kõikidelt juhendajatelt ja meil neid juhendajaid ei olnud nii väga palju siin. Nii et suur aitäh ja suur aplaus ka kõigile juhendajatele, te olete ka nii kangelased. Aga nüüd ma palun veel Taaveti, et ta lõpetaks koos meiega ja saadaks meid siis ühiselt teele, aga enne kui me tõesti ära siit lähme, siis on ootamas aias ka lõunasöök ja nemad juba uksed sisse. No nii, lapsed, ka minu poolt suur aitäh. Et kui ma vaatasin teid ja võib-olla jäi meelde, et see suhtumine hoiab teil super hea. Et see nakatab ka mind ja teisi, ma arvan ka väga positiivselt. Nii et olge samas vaimus ja meelsuses ka edasi. Kas ma võiksin paluda teid püsti tõusta ja me teeme palve ja siis läheme võib-olla sööma, võib-olla veel oleme koos. Et nii nagu sellest loost, mida te ise näitasite ja näitasite nii nagu Isabel, kus meie Isabel siin ta on. Mäleta, mida ta ütles? Ta ütles seda, et nii nagu Taavet ütles, küllap issand, et Jumal, kes mind on päästnud lõvi ja karvi küüsist, päästab mind ka selle vilisti käest. Ja siis veel kord ta ütles siis, kui juba see kõige raskem hetk saabunud. Sina tuled mu juurde mõlga, piigi ja oraga, aga mina tulen su juurde vägede issanda, Iisraeli väehulgade Jumala nimel, keda sa oled teatanud. Nii et ärge unustage, kui teil on halb tuju ja selline hoiak, et ma ei viitsi ja nii edasi, mõelge positiivselt. Nii nagu Taavet mõtles. Ja selle asemel ta võis mõelda, oi, ma kardan sellist suurt meest nagu koletit. Aga tema võib-olla mõtles niimoodi, tema suhtumine ja hoiad oli, ma selle kiviga kindlasti saan pihta. Mees on ju nii suur. Nii et nii, väga Pavel, Taavet isa, me täname sind, et sa oled nii suur ja võimas Jumal, nii nagu lapsed laulsid ja näitasid ka näidendis. Et me võime usaldada sind kõiges, nii nagu Taavet usaldas. Ja temal oli väga lähedane suhe oma Jumalaga. Isegi vennad ei mõistnud teda. Ja samas ta oli väga kindel, et ta suudab. Ja ta suutis. Ja ka meie võime olla suutlikud võitma igasugused probleemid ja mured. Kui meie hoiak ja suhtumine on õige ja kui me näitame sellist head eeskuju, siis ka teised nakatuvad. Ja meie ühiskond võib muutuda väga heaks ja kenaks ja ilusaks ja meeldivaks, kui meie hoiakud ja käitumine on positiivne ja hea. Ja sellepärast ma palun, õnnista meid ka edaspidi ja õnnista ka vanemaid, laste vanemaid, et ka meie kodudes valitseks rahu, meeldiv õhkkond, et see hea eeskuju võiks olla küllaltki laialdane ja meeldiv. Ja et me võiksime alati tänada sind selle sinu suure armastuse eest, et sa tulid siia maailma ja andsid oma elu meie pärast. Võtsid meie patud endale kanda, et meil oleks lootus ja igavene elu. Ja sellepärast nüüd, kui me lõpetame ka seda teenistust ja sellist meeldivat koosolemist, et me ei unustaks, et sina oled alati meiega. Ja seda me palume Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Amen. Aitäh. Ja ärme unusta siis aeda minna, kus me saame osaks heast toidust.